Tervist! Mikrofon töötab erinevalt mõnest eelmisest. Tere ka minu poolt, mina olen Maalehe peatoimetaja Indrek Riiko ja see saal on siit poolt vaadatud hoopis teistmoodi. Ärge imestage, et me kõik oleme, kuidagi istume imelikult, sest et toolid paistavad olevat mugavad, aga selgotoetada ei lubatud. Mina mõtlesin, et me hakkame siin Eesti toidust rääkima, aga lava taga selgus, et tuleb hoopis väikest viisi vist valimisdebatt, sest et kõik 3 laval oli, et peale minu kandideerivad ka siin hiljem Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukokku, aga hakkame teisest poolt otsast tutvustamisega pihta. Mul on selles mõttes hea tutvustada, et kõige esimesena on Margo Klaasmägi. Tiitleid võib mitmesuguseid panna, aga kõige olulisem on ikkagi aasta põllumees 2024. Siis on Silver Kaur Maagfoodist ja temaga on küll nüüd siuke nadi lugu, et tema ainsana ei ole aasta põllumehe konkursil veel osalenud, aga sa kindlasti saad seda viga lähiaastatel parandada. Ja Mirjam Pikmets, rahvapõllumees aastal 2022, 3, aita mind nüüd. 3. 2023, lepime niimoodi kokku. Aga muidu ka Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu tegevjuht. Siin päev otsa on räägitud sellest, milline võiks olla toit, toidukultuur, söök, selle hinnad aastal 2050. Ja iga rääkija on vaadanud oma sellisest vaatepunktist ja oma lähenemisest, aga päris elu on ju selline, kus üks asi on soovid ja teine asi on tegelikkus, kuhu on võimalik jõuda. Aga et vähemasti 3 laval oli, et ennast nagu selles mõttes halvasti ei tunne, siis ma kõigepealt paluks teist igal ühel ka. Katsume 2-3 minutit, mitte 10-15 nagu eelkõnelejad. Mis see teie nägemus, milline võiks olla aastal 2025 Eesti toit, Eesti toiduturg, söök kui selline? Mirjam, teeme sinust otsa lahti. Ja ma parandan sind lihtsalt, et tegelikult 2050, eks ju, mitte täna. Täna on juba, ma loodan, et hästi. No vabandust, suure saali ees lähevad ikka sõnad sassi. Ja me nägime, et isegi ooperi lauljad on natuke ärevuses, nii et ma arvan, et meile on kõik lubatud siis. Et 2050 ma tegelikult arvutasin ära päriselt ka, kui vana ma siis olen üldse, siis see tundub nagu nii kauge tulevik. Ütled sa välja ka selle? Jah, ma julgelt ütlengi, et issa ma olen 63 siis on ju. Täitsa lõpp. Aga ma arvan ikkagi, et tegelikult siis on järelikult üliägedad aastad ees, 25 aastat, eks ju. Et ma julgeks öelda küll, et me oleme täna kuulnud väga erinevaid aspekte ja versioone, aga ma kuulaks seda kõige esimest noort, üliäge noor, kuulame noori ja siis on meil õige toit laual ka 25 aasta pärast. Et tegelikult see on suur väärtus, mida me siin Eestis loome ja toodame, olgu see siis suur või väike, mahe või tava, et meil kõigil on siin ruumi, lihtsalt hoiame seda toidusektorit au sees ja meil on veel pikk tee minna, sest ooperilauljatele tuleb ka veel see selgeks teha. Kõik. Sinu kord. Aitäh. Tere kõigile. Ma ise isiklikult loodan, et 25 aasta pärast on toit veel endiselt nauding, nagu tänagi on. Selleks, et osalenud erinevates workshopidel või arvamusgruppides, siis see hulk ei ole üldse väike, kes tegelikult arvavad, et mõnekümne aasta pärast toit tähendab hommikust või 3 korda päevas võetavat tabletti või saadavat süsti, mis muudaks nagu üldse sellest rääkimist ja sellest ühiskonna suhtumist sellesse nagu pea peale. Aga ma ise loodan ja usun, et selleni see asi ei jõua. Kui Eestist rääkida, siis vaadates, kui vähe meid on ja kui palju meil maad ja metsi on, siis ma küll usun, et meil toidu ja ka natuke kõrvale minnes metsatootmine ikkagi jätkub. Ja võib-olla loodaks seda, et seda, mida me siin toodame, suudame me ka koha peal rohkem väärindada ja rohkem eksportida. Selleks, et kui vaadata maailmas ringi, siis tegelikult üldiselt kohaliku toiduga on nendes riikides hästi, kes seda väga tublilt ja tugevalt ka ekspordivad. Et ehk siis võib-olla
minu 5 senti oleks see, et olla kodus tugev, siis me peame ka väljas tugevad olema. Margo. Tervist, hea publikum. Et aastaks 2050 ma arvan, et minust on saanud juba selline vanamehepäss, kes on vanem kui turvas ja kivisüsi peaaegu. Et ma arvan, et minu toitumisharjumusi ei ole võimalik väga palju muuta, et ma söön jätkuvalt liha ja kala edasi. Aga möönagem, et nii nagu praegune trend on, et ikkagi rohkem juurikaid ja rohelist, et ilmselt ka minu toitumusharjumustes või toiduvalikus saab võib-olla selle rohelisel olema suurem osakaal. Ja põhjus selleks on, ma arvan, see, et ega siis meie liikumisvajadus ja liikumisharjumused on nagunii ajas kogu aeg vähenenud, et oma isisada kombel me adra taga enam käima ei pea. Tänu sellele me ei pea nii palju endale kaloreid ammutama oma 3 söögikorraga. Et ilmselgelt me peame millegi kergema ja vähem kaloririkkama vastu oma toiduratsiooni vahetama. Ja eks seda ju kinnitab ka meie pilt, mida me näeme lasteaedades, mida me näeme koolides, et ümar on küll ilus vorm, aga kahjuks ikkagi lapsed kipuvad järjest ümaramaks minema, ehk midagi on meie toitumuses valesti ja me liigume ka ilmselgelt vähe. Et seda tasakaalu me peame tulevikus ilmselgelt otsima hakkama. Ja kindlasti ma usun, et tulevikus meie toidusedelis võiks olla rohkem just ka selliseid fermenteeritud toiduaineid, et kas või sama klassikaline hapukapsas, jogurtid. Täna käis jutust läbi siin, et keefir uue ringiga on tõusulainel, et seda on iseenesest väga hea kuulda ja viimasel piimafoorumil ju ka tõdeti, et tegelikult jogurti tarbimise numbrid on ka väga uhkelt tõusnud, samamoodi piima joomise ja koore tarbimise ja juustusöömise numbrid, et ma arvan, et seda loomset jätkuvalt süüakse edasi, kuigi jah, see võib-olla hetkel praegu jälle ei tundu väga popp olema, aga küll siis uue ringiga jälle popiks see tagasi muutub. See maagiline sõna isavarustatuse tase, millest siin viimastel aastatel on hästi palju räägitud, mulle endal küll tihtipeale tekib tunne, et räägitakse jube palju, aga ei muutu sellest absoluutselt mitte midagi. Kui palju mõjutab meie toidutootmise tulevikku ja meie toidutarbimist see, milline on riiklik poliitika, millistele valdkondadele pannakse rõhku ja kuidas see peaks tegelikult 25 aasta pärast, kuhu suunas see võiks olla liikunud? Kes tahab otsa lahti? Alustame Silverist. Ahaa. No ma arvan, et see mõjutab päris palju. Et täna tegelikult Eesti riigina, kui rääkida oma varustatusest, siis põllumajandustoodete lõikes on see päris erinev. Et mingitel asjadel väga väike ja mingitel asjadel mitu korda üle. No, väga jämedalt kõik tegelikult saalis oli, et teavad, piima ja teraviljaga oleme plussis, kõige muuga oleme miinuses. Kuidas? Et piima teraviljaga oleme... Lava peal on... Tegelikult ei kuule üldse, mis teised inimesed rääkivad. Lava peal on halvasti kuule, jah. Aga väga jämedalt, eks selle piima ja teraviljaga oleme plussis, kõige ülejäänuga oleme miinuses. Põhimõtteliselt küll, jah, hästi lihtsustatud. Et kuidas see nagu, kes peaks liikuma, kes peaks rohkem rõhku panema sellele, et me jõuaksime ka mujal nii-öelda nulliligidale, kui palju riik suunama, kui palju saavad siin põllumehed ise seda olukorda muuta ja kui palju see kõik omakorda võiks muutuda 25 aasta pärast olevat, ma ei tea, toidu tarbimist, inimeste eelistusi ja kõike muud sellist? No, tänases geopoliitilises olukorras ja julgeoleku mõistes sellises asukohas ja olukorras, nagu me oleme, siis tegelikult riigina peaks tegelikult me püüdlema selle poole, et vähemalt põhikategooriates oleks see seal 100 ümber. Et
et kõik, mis on sealt allapoole, tegelikult on riskikoht. Et ma loodan, et kui me räägime nüüd järgmisest 25 aastast, et siis valitsejatele ikkagi see on kohale jõudnud ja mingeid teatuid tegevusi ja liigutusi selles suunas tehakse. On sul usk sellesse, et see on kohale jõudnud? No ütleme nii, et ma olen üldjoontes optimistlik inimene. Kuidas sulle, Mirjam, tundub sellise ilusa diplomaatilise vastuse peale? Jaa, väga poliitiline, tubli, võid kandideerida Riigikokku ka. Aga minu arust on nagu hästi oluline see, mida täna meie riik väga hästi ei tunneta, et me peaks ikka selgeks tegema, mida me saame siin toota, mida me oskame juba hästi, ja et me oskaks seda siis veel rohkem väärindada, et see võib olla tõesti hea vahetuskaup või mis iganes, et tegelikult on ju eksport ka oluline. Ja unistada siin, et me hakkame nüüd imehästi vesiviljelusega tegelema, ma ei näe seda kuskilt. Et kui me oleme ikkagi väga tugev piima ja teravilja ja lihatootmise maa, siis me peame seda ressurssi nagu kasutama, et miks me kõik ei ole võimalik siin teha ja panna meeletud rahad ja poliitilised suunad, et kõik oleks võrdne ja ilus maailm ja see ei toimi lihtsalt. Aga kas me nii ei jõuagi olukorda, kus piima ja teravilja meil on, aga juurikad, liha ja kõik, et sinu seisukoht on, et jätamegi siis selle lihtsalt nii või? Lepime sellega, et meil ei tule veisekasvatus ja lambad ja kitsed ei tule hästi välja ja lööme käega sellele. Kas sa seda tahtsid öelda? Ei, seda ma ei öelnud ja seda me oleme osanud ka teha. Me lihtsalt oleme lasknud meelest, et kui oluline väärtus on see, et meil oleks piisavalt lambaid, lihaveiseid ja ka kitsi, eks ju. Kuigi kits ei ole ülearu palju kunagi olnud, aga need on kõik asjad, mida me saame teha ja mida me oskame tegelikult Eestis teha. Lihtsalt majandus ongi läinud nii, et kõik ei ole lihtsalt täna väga kasumlik teha. Et kindlasti, ma ei ütle, et me ei peaks tegelema sektoritega, millel läheb täna hästi, kindlasti peame, aga nad on väga tugevad sektorid ja saavad palju suurema hulgaga võib-olla ka ise hakkama ja aitama neid, aga ma lihtsalt mu põhisõnum on see, et me ei saa aidata neid, millel ei olegi pointi teha seda Eestis, eks ju. Et see oli mu mõte. Tugevamad jäävad ellu ja nõrgemad surevad, aga Margo, kuidas sulle tundub? Mina olen väga seda meelt, et tegelikult on see kõik ikkagi poliitikute käes, poliitikute otsustada, et millise suuna me tuleviku mõistes võtame. Minu meelest meil on olnud nagu mitu väga head õppetundi ja ma usun, et ka poliitikud sellest lõppude lõpuks õpivad, et need tarneahelad, mille peale on nagu senimaani nagu väga kindlad olnud, et need toimivad nagu igas olukorras, siis kahjuks need nagu praktika on näidanud, et need ei toimi ja viimane aeg oleks nagu midagi ette võtta, et ühtepidi ma saan küll aru, et selline ühiskondlik surve on pigem sinna rohelise poole peale, aga poliitikud peavad aru saama, et ainult nüüd kõiki asju valija hetke tahtest tulenevalt otsustades ei pruugi see tulevikustsenaarium nagu väga hästi välja kukkuda, et ma arvan, et meil on nagu väga suur potentsiaal siin olemas nii seakasvatuse, lambakasvatuse, veisekasvatuse näol, miks mitte siis ka ütleme juur- ja puuvilju ise toota, et natuke tuleb lihtsalt seda rahastamise poolt ringi vaadata ja kindlasti, kui me selles suures sõbralikus Euroopa Liidu põllumeeste peres saaksime ka võrdselt koheldud, et siis meie konkurentsivõime selles osas märkimisväärse paraneks ja me suudaksime konkurentsis olla ja seda isevarustatust väga paljudes erinevates valdkondades siis tagada. Ja mul endal sõpradega aeg-ajalt on
niimoodi saunajuttudest läbi käinud selline mõte, et ma arvan, et strateegiliselt tähtis oleks põllumajandus liita põllumajanduse regionaalministeerium võib-olla tervenisti või siis vähemalt see toidutootmise osa Kaitseministeeriumi alla, et ikkagi üks oluline osa Eesti julgeolekust on ka toidujulgeolek ja Kaitseministeeriumis liiguvad ju väga suured rahanumbrid, et see kindlasti aitaks olukorrale palju kaasa. Kui palju me arengus, regulatsioonides ja sellest tulevikuvisioonist lähtudes, kui palju me peame olema kinni selles, mis on meie oskused, võimalused ja teadmised ja kui palju me peame olema kinni selles potentsiaalses tarbija eelistuses või mõttelaadis ja ohuga, et nagu siin ennist üks esineja tõi välja, eks ole, et kord oli supertoit kotsimarjad, siis on avokaadod, siis on mingi 3., 4. või 5. asi. No neid trende on ju läbi aegade olnud ja nagu, ma ei tea, kas see on, võib-olla ongi see õnneks, et me ei jõua nii kiiresti reageerida kogu aeg oma tootesarjade muutustega, et nüüd me siis pakume ainult neid, mida siis tarbija tahab, mõni muidugi ka suudab, aga ma arvangi, et me, mida me oleme ju näinud, et need trendid tulevad ja lähevad. Et selles suhtes eestlane ikkagi eelistab seda, mida ta on harjunud sööma. Okei, meil on tõesti läinud toidulaud ju väga-väga palju rikkalikumaks, mida me ju ka läbi päeva oleme siin Marko suust kuulnud, et ja see ongi nagu õige, et me toodamegi mitut asja, aga lihtsalt me peame vaatama oma keskkonnale otsa, kus me toodame ja mida me suudame siin toota. Et selles suhtes võib-olla see ongi siuke, ja tahas tahtmata me peame arvestama tarbijaga, et muidu võid kohe poe kinni panna, eks ju. Aga ma arvan jah, et väga äärmuslik, et me näemegi seda, et kui on mindud väga äärmuslikuks, siis need kaua ei sõua. Kuidas suurtöötlejale paistab? No tegelikult Eesti on selles mõttes õnnelik riik, et meil on 1,3 miljonit elanikku ja ma julgen väita, et meil on toidupoodides maailma parim valik. Et seal on mitu põhjust. Üks põhjus on see, et meil on väga palju jaekette, ehk siis meil on kaubanduspinnas, me oleme ka maailmameister, kui paar linnriiki kõrvale jätta, mis võib-olla on üks põhjus, mis ka hindu üles ajab. Aga teine pool on see, et kõik need 5 jaekette rohkem, aga 5 suuremat tahavad saada kõik turuliidriks, nad tahavad eristuda, pakkuda erinevat sortimenti. Ehk siis tööstuse poolele tähendab see seda, et tegelikult, nagu siin üks enne lõunat kõneleja ütles, et siis kui ta tahaks juba siis kui ta mõtleb, et ta nüüd ostaks selle uue toote, siis seda poes ei ole. Ehk siis tegelikult Eesti valijal on tarbijal on väga suur valik. Ja loomulikult peab nendega kaasas käima ja kui tahad ka eksportida, siis eksportturgudega polegi muud võimalust, et sa lähed selle oma Eesti asjaga sinna, et tegelikult sa pead ju kohanduma selle kohaliku eksportturuga, kuhu sa siis müüa tahad. Et see võib-olla on kuskil helesinine unistus, et ma arvan isegi mitte 25 aasta pärast Eesti toit ei ole seal mail, et me võiksime seda müüa igale poole nii, et me saame jalaga uksi lahti lüüa. Et me peame igal pool ikkagi olema adapteeruma selle kohaliku keskkonna ja ühiskonna. Et ega me globaalsete trendide vastu ei saa ja infoajastus, nagu me elame, et see kõik, mis mujal maailmas juhtub, see jõuab hetkega meieni ja kindlasti noored eelkõige on nagu väga palju sellest mõjutatud. Aga mis täna siin selle toreda Teele ettekandest mulle nagu väga kõrva jäi, oli see, et lapsed ei taha koolitoitu süüa. Et meil midagi selle koolitoiduga ikkagi väga valesti. Ja tegelikult ise ka Laekveres mul 2 väiksemat last käivad põhikoolis seal ja seal on täpselt see sama teema, et mingil põhjusel see koolitoit ei sobi väga paljudele. Et jah, nad käivad, vaatavad küll ära, et mis siis menüüs on, aga sööjad on ikkagi kuidagi põhjendamatult vähe. Et ma ei tea, kas seda aitaks kuidagi leevendada siis kooli poolt mingi toitumusõpetus või mis see võti oleks, et kuidas ikkagi
lapsed harjuksid maast madalalt seda eestimaist toitu tarbima ja et nad nagu saaksid aru, et see on väärtus, seda tuleb nagu hinnata ja et see muu, mis mujalt maailmast tuleb, on tore ja maitseelamusi ja kõiki need naudingud me tahame saada, aga et me ei pööraks siis päris selga sellele kodumaisele toidule ja kindlasti saab seda kodumaist ja siis välismaiseid maitseelamusi ka ühendada, et ma küll siiralt loodan, ja meil ilmselt on kõigil siin palju selles vallas teha, et juba maast madalast hakata seda kohalikku toitu laste jaoks siis nagu selgeks rääkima ja tähtsustama ja väärtustama. No see kohaliku toidu selgeks rääkimine ja tähtsustamine ja väärtustamine on toredad asjad, aga minu jaoks isegi üllatavalt vähe käis siin eelmistest vestlustest läbi see hinna küsimus. Mida me nagu selles plaanis saame teha, et see Eesti toit ühest küljest meie piiratud võimaluste tõttu, aga kindlasti rohepööre, loomapidamistingimused, kõik muud asjad, mis seda hinda aitavad tõsta, et seda kuidagigi pidurdada, sest et nagu ennem ka öeldi, et kui sul on peres 3-4 last, nagu minul koduses majapidamises on, siis see kõik on jube armas ja Eesti toit on jube nunnu ja mõnus, aga vabandust, see on nii pagana kallis. Kes sellega peaks kõigepealt tegelema? Kas see on riigi asi? Kas see käibemaksu langetamine on ainus küsimus? Või on ikkagi Eesti põllumehel, Eesti töötlejal ka siin midagi teha? Kas tööstused võiksid toota väiksemat sortimenti näiteks? Et kus kohas need võtmed peidus on? Ma saan aru, et see on küsimust, et kuidas tuleviku helgemaks muuta, et sama hea ja lihtne on vastata sellele küsimusele, aga katsuks ikkagi leida mingit päris lahendust. Ma kõigepealt ütleks seda lihtsalt, et ei tohiks ära unustada seda, et mõninga erandiga tegelikult täna üle maailma toit kallineb. Seal on erinevad põhjused, looduslikud, haigused ja geopoliitilised ja palju muid asju veel. Et see on nagu loomulik ja ise 30 aastat toidus tegev olnud, siis ma tahaks öeldagi selle välja, et pikka aega ongi toit siga odav olnud. Et tegelikult vaadates, kui palju vaeva nähakse toidu lauale saamiseks ja kui palju tegelikult inimesed selle peale, kui vähe inimesed selle peale mõtlevad, mis sellega kaasneb, et see toit sinna lauale jõuab, siis võib-olla vahepeal ongi hea, kui see toit kallis on, sellepärast, et inimesed peaksid tegelikult mõtlema selle peale. Et kas või täna, et kui minna poodi ja osta liiter piima 59 sendi eest, kõik teavad siin palju selle piima eest nagu farmerile makstakse, siis see tegelikult on naeruväärne. Et mingites kohtades võib öelda, et toit on kallis, aga mingi nurga alt võib öelda, et toit on ka imeodav. Põllumeestest koosneva auditooriumis on seda hea ja mugav ütelda, aga suurperede kokkutulekul oleks ju väga keeruline oma sellist juttu rääkida ja seda ka nii-öelda põhjendada, arusaadavalt põhjendada. No jah, eks ta on nagu kahe nagu medalil, et alati on mitu külge. Et ega ma arvan, et see ei ole ka ainult Eesti mure, kui me räägime nagu suurperedest, see on kindlasti terve planeedi mure, aga ja see on ka võib-olla see pool, millega tegelikult osa ühiskonnas populistlikult üritab rääkida seda toiduhinda madalamaks ja teine pool ka üritab midagi selle jaoks teha. Siin see käibemaksu osa on küll siin läbi käinud täna eelnevatel kõnelejatel, aga tegelikult see Eesti toitu väga ei aita, et selles mõttes, et see vahekord jääb niikuinii samaks, et ju käibemaks kukub ju siis kõigil toiduainetel, et kui me räägime, et me toiduainetel tervikuna alandame, et see vahekord jääb ju samaks iseenesest. Ehk sinu sõnum on see, et toiduaine hinna langetamisest ei ole mõtet tegelikult rääkidest, et see ei ole realistlik? No ütleme nii, et kui nüüd päriselt aus olla, siis Eesti on nii väike riik ja väike riik ongi luksus ja väikse riigi ülevalpidamine, et see toimiks, seda peab tegema targalt. Ehk siis kui me eeldada nüüd seda, et Eestis on toit odavam kui näiteks sellises riigis, kus on
kes on meist territooriumilt väiksem ja samal ajal on 17,5 miljoni elanikuga, nagu näiteks Holland, siis see võib-olla olekski natukene sinisilmne, kuigi Hollandis on ka teatud grupid on kallimad, kui on Eestis. Ja tänases valguses, kus toidu hind kasvab, siis tegelikult pigem võib-olla, kuidas me saame natukene võib-olla toidu hinda mõjutada, on see, et me peame ikkagi väljapoole vaatama, ehk siis nii põllumajandustootjad, toidutööstused, et mida rohkem me suudame eksportida, mida rohkem siin koha peal tegelikult seda lõpptoodet toota, siis see tegelikult teeb ka Eesti tarbija jaoks odavamaks toitu. Et võib-olla see on üks selliseid kõige reaalsemaid meetmeid, kuidas toitu odavamaks saada, ja kui siin ennem jooksis läbi see riigipoolne asi, siis tegelikult riigi asi on teha see olukord või ka siis ütleme see majanduskeskkond selliseks, et nii põllumajandustootjad kui ka siis toidutöötlejad tahaksid siin seda teha, teeksid investeeringuid 5, 10, 15 aasta vaates. Ma pean küll tunnistama, et ma loodan, et nüüd hakkavad asjad paremaks minema, aga mingid aastad oli siin see olukord ikka väga segane, et iga aasta muudeti suunda, et väga keeruline oli aru saada, kuhu suunda nüüd nagu peaks minema. Margo? Ma osalt eelkõnelejaga nagu jagan seda seisukohta, et võib-olla ongi nagu harjutud, et meil ongi nagu hästi odav toit, aga et nüüd kuna see tänu nendele igasugustele maksutõusudele me nüüd hakkame alles õieti tunnetama ja nüüd kui veel tulumaks ka veel omakorda kallimaks või suuremaks läheb, et seda rohkem me nagu hakkame tunnetama, et ma arvan, et siin natukene ikkagi poliitikutel peaks seda kainet mõistust või reaalsustaju olema, et me võiksime ikkagi vähemalt naabritega hoida samal tasemel oma toidu hindasid, et kui me nüüd väga palju kõrgemale tahame minna, et ma saan aru, et ühtepidi on maksuraha vaja koguda, aga et võib-olla siis tuleb vaadata, et kas just see toiduainete pealt küsitav käibemaks, et kas see peab ikkagi nii kõrge ja samal tasemel olema siis muude teenuste kaupa käibemaksuga, et võib-olla siin ikkagi üks võimalus oleks natukene seda käibemaksu siis diferentseerida ja toitlustus ja võib-olla ka majutus ikkagi natuke teise määraga maksustada. Mida saaksid tootjad ja töötlejad teha omalt poolt? On midagigi teha või? Ütleme, et töötlejate poole pealt ma väga palju ei oska kaasa rääkida, aga tootjate poole pealt et kui saaks neid tobedaid regulatsioone vähemaks, mis meid sunnivad ebaefektiivsemalt tootma. Et kui me saaksime toota efektiivselt, siis see tähendab, see kajastub ka odavamas omahinnas ja see tähendab ka seda, et lõppude lõpuks toit poeletil on soodsam. Et meile nagu järjest tuleb igasuguseid, vabandage väljendust, aga totrusi, mis kogu aeg meie tootmist kallimaks teeb, et kui see samas moodi jätkub, et siis ei ole mitte millegi üle imestada, et see on paratamatu tagajärg lihtsalt. Tööstuste poole võin öelda, et need regulatsioonid kägistavad täpselt samamoodi. Me teame. Ja see on sinu suur lemmikteema. See on minu väga suur lemmikteema. Esiteks käibemaks teiste Euroopa riikidega võrreldes on meil kõige kõrgem. Enamustes riikides on toidule tehtud soodsam käibemaks ja me peaks olema päris rumalad, kui me ei teeks oma tarbijatele seda nii-öelda soodust. Ja minu arust, mida me nagu juba kuuleme Euroopastki, kus on viga tehtud sellega, et me oma Euroopa sees ühtses liidus räägime, et hoiame nagu justkui seda taset ja kõike hästi ja siis teeme vahvaid lepinguid, millega me toome odavamat, mitte samadele nõuetele vastavat toitu sisse. Et sellega me ju hävitamegi oma põllumajandust. Ja mis mul nagu veel hullult jäi kriipima, et mina küll nagu tootjana, ma olen muidugi väga väike tootja, ei oska näha seda kohta, et kus ma saaksin nii-öelda soodsamaks teha peale siis efektiivsuse kasvu, eks ju, justkui tarbijale seda toitu odavamaks. Aga ma järjest rohkem näen seda aspekti, et tegelikult me ikka tarbime ikka ülearu palju ka. Et
et kui nagu inimesed mõtlevad, kui palju nad viskavad tegelikult oma toitu minema kapist, kui palju ostetakse täitsa tarbetult või läbi mõtlemata toitu, siis järelikult ongi toit olnud liiga odav. Et nüüd me näeme seda, et see ju ikkagi väheneb mõningal määral, aga noh, et jube hea on öelda, et toit on kallis. Aga nagu mõelda siis, et mis ma siis ostan selle eest või nagu natukene vaadata oma tarbimine üle ja ma ei tea, siis tõesti jätke siis ketid välja, et tegelikult see tootjale ju ei ole ju midagi rohkemat kohale jõudnud, et noh, täna piimamehed on õnnelikud, piimahind hetkel on hea, aga me ju kõik teame, et see jälle ükspäev muutub. Ja noh, tööstuse koha pealt ma ju nagu ka ei näe nagu seda, et no mis ma teen, siis jätan pakendisse panemata selle toidu või et kus ma siis seda nagu alla annan. Ja mulle väga meeldis hiljuti üks ettekanne, kus oli toodud võrdluseks palgaandmed, et aastal 2000 oli keskmine palk 300 eurot ja täna on see keskmine palk 2000 eurot. Meie peame selle ju toote hinda panema. Ma ei leia ka ühtegi töötajat, kes on nõus 300 eurost tööle tulema, et ilmselt ei ole neid ka suurtööstuses, et noh, selles suhtes meil oligi toit jah, kaua aega liiga odav, aga täna oleme me jõudmas juba nagu sinna äärmustesse, et me kruvime nõudeid juurde, millest eeskõnelejad rääkisid, see teebki selle toidu veel kallimaks ja nagu järjest raskem ongi nii-öelda toota efektiivselt ja odavalt. Seletage teie mulle ära, et siin, kui me oleme Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud üritusel esindusorganisatsiooni puha, kuidas siis ei suuda teha Eesti põllumehed selgeks Eesti poliitikutele, et regulatsioone võiks olla vähem, käibemaks võiks olla madalam, et terve mõistusega me just kõik saame nagu aru selle vajalikkusest, aga kuidas ei suudeta seda sõnumit viia siis selle otsustaja tasemele? Ma ei tea, me ju iga päev tegeleme sellega. Aga tulemust ei ole? Eestlane ongi loll ja järjekindel, nii et... Nad kuulavad väga hästi. Aga jah, pool huumoriga pooleks öeldes üsna tihti tegelikult tajud seda, et nagu öeldakse rahvakeeles, et näita rumale näpuga kuud, rumal vaatab ikka näppu. Et siin võib-olla on ka see suurema pildi nägemise küsimus, et tegelikult ütleme, kui me vaatame ühiskonda tervikuna, siis tegelikult riigimehelikkust on vähemaks jäänud ja täna me elame nagu üsna keerulistel aegadel, ehk siis tegelikult riik ei peaks toimuma valimistest valimisteni, aga kui me vaatame, mis ühiskonnas toimub, siis kuidagi ta viimasel ajal tükib sinna minema ja järjest rohkem nagu läheb, et võib-olla seda arukat valitsemise aega, mis siis nende valimiste vahel on jääb nagu järjest vähemaks. Et võib-olla see ongi see, et kui lastakse raisku see valimiste järgne aeg, siis piltlikult öeldes on terve 4 aastat läinud. Sa ütlesid seda nõnda kaunilt, et näitab näpuga puule ja rumal vaatab ikka näpu otsa. No aga kui me mõtleme nüüd neile ministritele, ma ühte endist ministrit nägin kannist saalis, ma ei tea, päris rumalaks inimeseks nagu ei mõista pidada, eks ole, praegust ministrit on küll vähem olnud näha, aga see selleks, et kas ikkagi on ainult asi selles valimistest valimisteni elamises ja võib-olla siis mõne inimese rumaluses või on ikkagi häda natuke ka selgitamises ja kõigest selles pooles? Tahtsingi seda sama öelda, et tegelikult ongi, mis sektorina, millest on juba ka räägitud viimasel paaril aastal, et me oleme teinud selle vea, et me räägime tõesti nagu oma keskis, natuke räägime mujale, aga mida rohkem ma olen sattunud ka viimasel ajal esinema täiesti sihukestesse seltskondadesse, kus väga paljud ei tea põllumajanduses mitte midagi, siis tegelikult see ongi see võti, et me peame lihtsalt veel rohkem sektorist välja rääkima ja võib-olla tegema veel suuremaid nii-öelda esitlusi kuskile täitsa ooperil, mul ikka need ooperilauljad täna jäävad ette, et võib-olla tõesti Kultuuriministeeriumiga koostöös tegema ja säästma Eesti toitu. Aga minu arust ka nagu see, mis on meie riigi eesmärk, et maal oleks hea elada, tõesti tore hea eesmärk, kui seal kedagi ei ole, eks ju, et meil puuduvad nagu
väga selged sihid ja kokkulepped sektori üleselt, et kuhu me jõuda tahame, et ma arvan, et see oleks ka üks võti, aga muidu, nii nagu Silver ütles, me elamegi valimistest valimisteni, ministrid vahetuvad veel kiiremini, eks ju, nad isegi ei jõua valimiste lõpuni oodata seal, et see on see murekoht, et igaüks tuleb, lubab midagi, aga suurt pilti meil ei ole, et kuhu me tahame oma toidutootmisega jõuda. Marko. Indrek, et vastus sinu küsimusele on väga lihtne, et meid põllumajanduses tegutseid on kõigest 2%. Et see häälte saak on nii tagasihoidlik, et meie pärast ei ole mõtet väga pingutada. Nii lihtne see on. Ja tegelikult ei ole enam vist päris 2%. On veel alla 2, eks ole. Mirjam ütles, et me peaks sektori üleselt kokku leppima oma eesmärgid. Püüdke igaüks püstitada 3 eesmärki aastaks 2050, mis puudutavad Eesti toidutootmist ja Eesti toitu, mis oleks sektori huvidest kantud, aga oleks ka laiemale avalikkusele maha müüdavad. No, mina arvan, et see peakski olema täpselt see, et meil on väga mitmekesine ja hajus toidutootmine. See peaks olema eesmärk. Me ei saa 9 pommi siht olla. Teiseks, just see tarbija teadlikkus, et me näeme, et see kasvab niigi. See kasvab kiiremini, kui meie haritlaskond jõuab järgi tulla tihti. Ja ikkagi, et meil oleks see kohalik tootmine. Ma ei tea, rohkem ma nüüd olen siin. Võib-olla üks asi, mis siit foorumilt kaasa võtta ja mida võib-olla võiks eesmärgina panna, on see, et väga tubli kõige noorem esineja tõi selle väga piltlikult välja, et kõik kiruvad koolitoitu, aga tegelikult koolis ei räägi keegi toidust, ei räägi, mis on süsivesikud, mis on valgud. Et tegelikult võib-olla me peaksime oma pealekasvaid põlvkondasid hakkama harima toidu osas, mis see toit üldse on. Et kõik võtavad seda hästi iseenesest mõistetavat, et nagu raha tuleb seinast, et toit tuleb poest. Ja võib-olla teine asi, ka tööstusesindajana ma ütlen ikkagi on see, et eesmärk peab olema eksportida rohkem. Ja 3. asi on see, et riik peab ikkagi tagama sellise majanduskeskkonna, et ma ei räägi ainult põllumajandus- ja ka toidutööstusettevõtetest, vaid kõigile ettevõtjatele tervikuna, et nad teavad, mida nad 5 või 10 aasta pärast teevad. Et see keskkond on püsiv ja stabiilne. Et täna, see olukord, mis meil siin ümber toimub julgeoleku ja geopoliitiliselt on niikuinii ärev. Et seda enam peaks tegelikult teadma, kuhu me liigume. Mina arvan, et tuleviku toit peaks endas kätkema rahvuslikkust, ehk see, et ta on siin kohapeal toodetud. Kindlasti me ei pääse nendest globaalsetest trendidest, et ta peab mingil määral ka neid sisaldama. Kindlasti ta peaks olema kestlikult toodetud, ehk keskkonnasõbralik ja inimtervisele sõbralik ja just suunatud siiski nagu sellele tervislikkusele ja tervist toetavusele. Aga te keegi selle 3 punkti seas ei maininud seda, et kas me peaksime võtma endale ka mingid põllumajanduslikud fookused. Kas me peaksimegi keskenduma, üritama toota kõike, võimalikult palju ja kõike, või me peaksime ka riiklikul tasemel võtma mingisugused fookused endale? Keskenduma ainult piimale, keskenduma ainult lihale? Ei, no nii me ka ei saa, jah. Et täpselt nagu me ju alustasime seda vestlusvooru, et tegelikult see isevarustatus nendes nii-öelda aspektides, mida me oskame ja saame Eestis teha, et see oleks nagu kaetud ja siinkohal ma mõtlengi liha, köögivilja, puuvilja, mida meil on võimalik Eestis kasvatada. Ja võib-olla tõesti panema paika selle, et me võtamegi eesmärgiks, et 15 aasta pärast meil on isevarustatus nendes asjades ka 100%. Ja ma arvan, et kindlasti on meil aeg mõtlema hakata seda, et milline on meie tööstuski. Et me teame täna, meie tööstused on teinud ülitublisid samme ja ekspordivad, aga me peame hakkama veel rohkem töötlema ja väärindama kallimat toodet, et mitte mingit mõtet ei ole kõige odavama toorainega minna Euroopasse eksporti.
et tegelikult me peame väärindama kvaliteetset toorainet ja nii-öelda ka toodet siis müüma. Sa, Silver, oskad nüüd kindlasti öelda päris mitu head põhjust, miks Mirjami jutt on ilus, aga päris elus nii-öelda teostatav ei ole. Ei, selles mõttes on täitsa õige jutt Mirjamil, et ma olen ise ka mitu korda seda juba siin täna välja öelnud, et ega siis tore on toota, aga toorainena kuskil piiri taha vedada, sellest võidab ainult ütleme, väike seltskond ja riik veel vähem, et tegelikult mida rohkem me siin kohapeal seda kohalikku toorainet väärindame ja suudame ka Eestist välja müüa, siis lõppkokkuvõttes päeva lõpuks on ka see riigile kasulikum. Et selles osas ma olen Mirjamiga täitsa päri. Margo? Ma arvan, et eks me peaksime püüdma toota ikkagi võimalikult palju erinevaid tooteid, aga küsimus on nüüd lihtsalt selles, et eks turg jälle nüüd teisipidi nagu määrab, et mida turg nõuab ja mida turg ei nõua. Et siin juba eelnevalt kõneletud piim ja teravili ja erinevad lihad, juurviljad, puuviljad, et see võiks nagu elementaarne olema, et me nende tootmisega nagu ise hakkama saame. Kas nüüd just kogu siis ütleme vajadust, aga ütleme ikkagi suure osa sellest vajaminevast vajadusest. Kõige lõpetuseks tahaks teile igale ühele anda minuti, et ikkagi tuleks valimiskõnesid ka, et kuna valijad on saalis, miks teid peaks valima EPKK nõukokku? Sest tegelikult mina kõrvalt vaadates ma tunnen natukene küll seda, et meie esindusorganisatsioonid ei suuda tihtipeale esindada nagu piisavalt jõuliselt, ütleme siis selle kohta niimoodi, sektorit. Ja siis me jõuame selleni, et valitsejad mõtlevad valimistest valimiseni ja siis nad ei jõua üldse järgmiste valimisteni. Et kõik see on niisugune 20 aastat räägitud jutt, aga kas see on ikkagi alati kinni kõik selles, et kuulajad ainult seda näppu otsa vaatavad või saaks midagi teha paremini? Et ega me nüüd, mina vähemalt isiklikult ei tea, et kuhu ma nüüd sukeldun, eks, et vähemalt ma vähemalt aiman. Aga sul on ju ometi mingi nägemus, mida see teha võiks sattuda, jah. Aga ütleme, et huvi ja tahtmine on olemas ja ma arvan, et ikkagi Põllumajandus-Kaubanduskoda võiks olla see organisatsioon, mis ikkagi on see meie sõnumikandja ja hääletoru, et me peame oma info sinna kokku korjama, seal seda töötlema, söödavaks tegema ja siis seda sealt edasi kommunikeerima. Et miks just mina, et natukene nüüd üle 10 aasta siin valdkonnas tegutsedes, ma arvan, et ma üht koma teist juba selles valdkonnas tean ja tunnen ja erinevate ettevõtete ühendamise kogemus on mul olemas ja et keskmisest suurema ettevõtte juhtimise kogemus, et võib-olla sellest võiks natukene kasu olla, et ka võib-olla seal koja nõukogus anda mõtteid, ideid ja tegevussuundasid, kuidas ja kuhu me peaksime siis edasi liikuma. Silver. Mina ei ole ka pikka aega, ma küll olen ka olemasoleva nõukogu liige, aga ma ei tea, kuidas nüüd hästi lihtsalt öelda, just hakkas huvitavaks minema, imelikuks ära minna. Aga võib-olla kui tuhka pähe raputada, siis see minu siin enne öeldud see näpuga näitamise näide võib-olla on natuke ülekohtune selles mõttes, et peab ka tunnistama seda, et eks sektori siseselt on ka päris palju eriarvamusi ja pingeid, mida tuleb tegelikult omavahel ära lahendada ja minna ühtse sõnumina. Et võib-olla me peame ise ka peeglisse vaatama, need sõnumid paremini ära sõnastama ja kaardistama, millega me ka sinna poliitikute juurde läheme ja võib-olla välja valima need, mis on tõesti tähtsad. Et mina selle oma lühikese nõukogus oleku ajalooga võib-olla võingi seda öelda, et need sõnumeid on hästi palju ja see rohkust tegelikult, see üleuputamine ei tähenda seda, et sa alati tulemuse saad. Et võib-olla peaks neid olema nagu vähem ja rohkem tähtsamaid. Ja minul on olnud olla siis õnn tõesti 3 aastat Põllumajandus- ja Kaubanduskoja nõukogu liige. Ja tegelikult, mis mulle nagu hullult on meeldinud, et tegelikult ongi koda
ülitugev põllumajandusorganisatsioon. Ja kui me tahame, et midagi siin muutub, siis peadki tulema, kandideerima, kas või käima pinda kuskil, aga selles suhtes, et siin me saamegi arutada erinevate sektoritega koos istuda ja nii-öelda kujundada seda ühtset vaadet põllumajandusele. Et selles suhtes koda on see õige koht ja just see, et me oleme kõik nii erilised, väiksed, suured, mahedad tavad, et see ongi see, mis ajendab mind nagu kandideerima veel ka siis uuel perioodil. Meie aeg on otsa saanud. Aitäh, Margo, aitäh, Silver, aitäh, Mirjam. Valik on nüüd saali oma, ehk siis paistab, kui hästi ta hakkamas. Aitäh. Aitäh. Aitäh.